tere! Joo. Ise ta natuke närvis. Väga närvis, mitte natuke. Et üritas seda kaamerat siin paika panna, aga pani näkku. Aga noh, siis sai paika ja mis see tema käes nagu ära ei ole siis. Ja. Okei, no, kuidas läheb siis? Kuule, okei, noh. No, tore siis. Jah. Käisin tööl täna ja hommikul vara ärkasin. Pidid kell 3 ärkama, aga mis kell ärkasid siis tegelikult? No hiljem. Mis kell? Tead, ausalt öeldes ma niimoodi täpselt kellaaega ei mäletagi, millal ma ärkasin. No lihtsalt hiljem kui see, mis ma tegelikult pidin ärkama. Et täna on punane päev, aga meile pakuti topelttasu selle punase päeva vist nii-öelda. Või noh, 100%, et siis otsustasin, et ma lähen tööle. Tubli. Aga noh, ega see vitsi nagu ka ju. Tegelikult nagu vaba päev ja nii, aga selline suht sundimine oli. Arvat on? Jah. Kuidas sinul? Ma ei tea, normaalselt vist. Vist sain tööle. Lepingut veel ei ole, aga võib-olla. Juhu! Ja siis korterit otsin praegu siin väga usinasti. Ja ma ei tea, kuidagi tundub, nagu mingi aeg tundub väga, et on lootust ja siis tundub jälle, et ei ole üldse lootust ja siis kuidagi väga up and down kogu aeg. Jah, seoses Lisette selle korteri otsinguga mõtlesimegi, et võib-olla räägiks natukene kinnisvarast, kui noh, nii üüri kui müümise, ostmise koha pealt. Et vaatame, kuidas see siin lahti rullub siis. Et sellega on praegu nii tihedalt olnud selline kokkupuude. Noh, tegelikult sinul viimasel ajal on üldse olnud ju vaata päris palju kolimisi nagu viimasel ajal on ju. Ja. Viimasel ajal ütleks veel ühe korra. Ma olen nii väsinud, ma sellepärast täitsa puterdan nii, et vahepeal. Mitte, et ma seda niisamagi ei teeks, aga siis on nagu, siis ma olen lihtsalt selline puterdaja, aga praegu on see, et oled nii vara nagu üleval ja siis kuidagi vahemälu on nagu täis. Et kunagi siis, kui mina noor olin, siis põhimõtteliselt mäletan, et minu vanemad said mingi töökoha kaudu kuskilt saadi mingi korter on ju. Ja kui sa läksid kuskile kolhoosi või sovhoosi tööle on ju, siis selle kaudu arvatavasti saidki on ju. Ja mingid mõtled, mis seal täpselt oli, et sa saidki põhimõtteliselt endale nagu nii-öelda soetada ja mõned inimesed ju käisid niimoodi, et kui töökoht oli kuskil, ma ei tea, Vana-Vigalas, et siis sa lähed ja kolhoos siis andis sulle või sovhoos andis sulle korteri, mida sa said kasutada sellel tööl käimise ajal nii-öelda. Siis kui sealt töölt ära läksid, sa pidid korterist välja kolima ja siis läksid järgmisse kohta ja niimoodi. Et need, kellel rohkem nutti olid, need tegelikult ostsid ju endale mingid maalappe või mingit sükest suvilaid näiteks osteti. Sest need ei olnud võib-olla nii nagu kuidagi, mitte ma ei ütleks, et hinnas ei olnud, aga kui olid tutvused, vaata, see nagu määras kõige rohkem, et millise variandi sa endale nii-öelda lubada said, vaata. Ja noh, raha muidugi ka, aga tutvused on alati olnud nagu kõige olulisemad selles mõttes. Ja. Minu see isegi praegu ju niimoodi, et lähed kuskile tööle, siis saad oma korteri ka, ei või?
nagu pigem just nagu on, jah. mingi põllumehed ja mingi laudavärgid. Ja. Et nad jah, selles mõttes võimaldavad sellist asja, et sest sul ei ole mõtet, kui sa tegelikult oled pärit kuskilt, ma ei tea, mingi Viljandist ja siis sa lähed kuskile, ma ei tea, Narva lähedusse kuskil tööle, sa ei hakka seal, et sa nüüd terve oma elu nagu ümber muidugi, et sa ostad mingi korteri või maja või mis iganes, on ju, kui sa just ei plaani nagu pikemaks ajaks sinna jääda. Aga ma ei tea, see tegelikult täitsa siuke selline normaalne mõte iseenesest, et sul on nagu sellel firmal siis nii-öelda on soetatud endale mingi terve hunnik korterid, siis mida nad oma tööliste vahel jagavad. Aga vaata need, kes nagu reaalselt laudas töötavad, millegipärast kuidagi on nagu juhtunud nii, et need inimesed, kes seal tööl on, siis nendele nagu väga meeldib alkohol. Ja siis kuidagi vahetatakse väga tihti välja või on see töö äkki tegelikult on nii stressirohke, et sa ei mingi peadki jooma. Ma mõtlesin just ise sama, et pigem ongi Mart asi selles, et sa oled nagu võõras kohas, sul ei ole midagi teha, sul on igav, sul on ainult mingid töömehed, kes, ma ei tea, elavad sul seal kõrval korteris või kuskil. Töö tegelikult, no ei ole ju mingi Mart neid inimesi on vähe, kelle unistus on mingid sitta rookida kuskil laudas. Ja sa oledki lihtsalt nagu depressed, sa ei näe oma perega mitte midagi, sa lihtsalt lakudki. Aga paljud ju kolivad oma perega koos. Aga kuidagi, kas see, ma ei tea, see on võib-olla mingi vanast ajast jäänud see mingi, ma ei tea, laudaleidade mingi siuke ja nende, kes mingi öövalves käisid seal mingid inimesed ja Karjaku, kuradi Kalevid, on ju. Nad on mingist vanast ajast nagu jäänud. Aga tegelikult ju need, kes tänapäeva lautades on käinud, need inimesed saavad ju ülihead palka ja nad on nagu, enamus on mingi automatiseeritud, käivad seal nagu vajutad mingeid nuppe põhimõtteliselt ja et seda nagu siukest reaalselt sellist sitast tööd nii-öelda on ju vähe. Aga see on kuidagi sellest vanast ajast jäänud ja kui mõni peaks ütlema, et siis töötan laudas näiteks, vaata siis on kohe mingi juu. Tegelikult see ei ole ju, mis vahet seal on, et sellist tööd ju peab ka tegema, kuskilt peab see piim ju tulema, ega nagu linna lapsed võib-olla ei teagi, et see piim kuskilt, ma ei tea, lehma sees tuleb. Et see tuleb poest kuskilt piimaletist, on ju. Sest et enam ei ole ju seda ka, et naised vaata käsitsi lüpsaks lehma, et need on ju ka, need paned lihtsalt need masinatele külge ja ootad lihtsalt, vaat. Haige, jah. Jah, et nendel, kellel on mingi põletik seal kuskil tissis või seal, udaras või mis iganes ta, udar, jah? Lisas. Et siis selle kuidagi ma ei tea, midagi nad seal teevad, et sa saad ikkagi seda masina lüpsi või siukest asja. Mitte, et see tegelikult, see lüpsmise teema lihtsalt oli nagu, on nagu üks osa sellest nagu korterite koha pealt tegelikult on ju, mida mõtlesin, et need inimesed on suuresti need, kes vahetavad neid korterida, kes sinna lähevad elama, on ju. Mitte, me oleme täiesti, me hakkame ühest teemast kuskilt lähme. Seepärast me olemegi nii head selles, mida me teeme, sest et me võime lüpsist rääkida teile pool tundi. Me räägime kõik asjad ühes episoodis, kõik hõlmab, mida iganes, aga me oleme juba, te olete kindlasti aru saanud, me sellised oleme. Midagi teha ei ole. Jäppime. Aga jah, ühesõnaga tegelikult nagu noorena leida korterit, eriti vastu sügist on väga keeruline, sest et kõik mingid üliõpilased tulevad, kõik tahavad kortereid nagu ja need head korterid lähevad reaalselt sekunditega, see on haige, kuidas ma nagu praegu eriti vaata palju jälgin kogu aeg neid, ma olen hästi paljudes erinevates gruppides ja asjades, igastahes ma ei oska ka rääkida täna, ma olen ka väsinud ja siis nagu pannakse kuulutus üles ja see on mingi pool tundi üleval ja juba tuleb see, et mingi sold, vaata. Et nagu need lähevad nii kiirelt ja teiseks on veel see, et sul ongi tänapäeval suht ainult nagu 2 varianti, kas sa võtad siis koos tagatisrahaga või sa võtad läbi rendini, on ju. See rendin muidu nagu väga, selles mõttes, et hea asi, mis on tehtud, eriti nagu minusugustele noortele, kellel ei ole kohe näiteks võtta nagu mingit tonnat, et sa maksadki nagu esimese kuu üüri ja tagatisraha, et sa maksadki nagu natukene iga kuu, aga samas ma jällegi isiklikult tunnen, et see tagatisraha variant on nagu etem, sest et
noh, sa niigi maksad üüri, siis sa maksad veel seda rendini seda mingit 20 eurot või no oleneb, kes kui palju seal paneb selle summa, on ju. Sa maksad veel seda, mõlemaid asju sa ei saa mitte kunagi tagasi, on ju. Aga vähemalt selle tagatisirahaga on see, et sa teed alguses selle investeeringu, ongi nagu suurem väljaminek, aga saad pärast selle raha tagasi vähemalt, kui sa ära kolid, on ju, kui sa just mingi seda korterit pea peale seal ei keera ja mis iganes, on ju, noh, eeldatavasti ikkagi saad selle raha tagasi. Ja siis sul on kohe nagu justkui sissemakse ju järgmise üürikorteri või asja jaoks nagu olemas. Või siis nagu minu jaoks Girl Maths on nagu free money lihtsalt nagu taevast, on ju. Vahet pole, et ma võib-olla aasta-2 tagasi nagu andsin selle mingi võõra onu kätte, aga it's my money ikkagi vaata. Et see on nagu keeruline jah, et kui sul ei ole nagu vanemaid, kes nagu toetavad sind, siis ongi nagu väga-väga keeruline. Et näiteks kui sa oledki nagu, et sul ei olegi mitte kedagi ja et siis mine tööle, saa kõigepealt see esimene palk, aga kus sa siis esimene kuu nagu elad, kui sul ei ole kuskil nagu või noh, sul ei ole nagu kohe anda seda sissemaksu või seda nagu esimese kuu üüri vaata. Et kui sa lähed nagu tööle, et siis noh, terve see kuu aega sa pead olema kuskil. Et nagu keeruline jah, eriti nagu oled linnas nagu need inimesed, kes elavad linnas, varem ma mõtlesin küll, et mingi oh my god, miks sa elad vanemate juures, aga nüüd nagu ei kerid nagu räigelt, sest et nagu pigem elagi juba nagu vanemate juures, käi tööl, pane kõrvale ja siis sa lähed ostad omale korteri, vaata, miks sa maksad nagu tegelikult sinu jaoks tühja, sa ei saa mingit nagu kasu sellest, okei, sa saad elada seal, aga nagu see korteri ei saa lõpuks sinu omaks, vaata, aga sa ikka maksad nagu mingi 500. Maksad kellegi teise pangalaenu. No jah, täpselt. Aga et sa ise ei saa sellest nagu mingit kasu justkui, on ju, veel arvatud see, et sa on kuskil olla, aga noh, mis iganes. Et nagu nüüd ma lihtsalt vanusega olen aru saanud, et need, kes elavad vanemate juures ja ma just räägin siis nagu linnas, siis see on nagu väga okei. Et ja kui sa nagu actually käid nagu tööl ka, mitte et sa lihtsalt ei libota ja ei vahi niisama, on ju. Jah, sõnad sõid otsa. Aga eks sellega on jah, et kui sul nagu polegi variant, et kui sa näiteks oled alustad täiesti nullist põhimõtteliselt, sa oled mingi kesk ära õpetanud ja tahaks ülikooli minna, vaata, siis on ka ju see, et tahaks nagu kooli minna, aga nagu sinna statsionaarsesse õppesse, et sa oled nagu sa pead kogu aeg seal kohal olema, mitte nagu sellest, et sa käid seal aeg-ajalt, on ju. Et sa ei peaks nagu nii-öelda mingit õppelaenu võtma, et sa nagu, ütleme, et sa hindad on piisavalt teada, et sa saadki nagu selle nagu tasuta koha peale nii-öelda, et sa ei maksa seda, sa ei pea õppelaenu võtma ega mingit teemat seal, aga elukohta sul ikka ei ole, on ju. Et mis me nagu lahenduseks pakuks? No õnneks on need ühikad, vaata, mis on mingi 2-3 sotti, aga see on ikkagi, kus see raha tuleb, kui sul ei ole vanemaid. Ja kui sa oled päeval tööl või koolis kogu aeg, et sa ei saa tööl ka käia. Aga vaata, ülipaljud inimesed, kes käivad ülikoolist, käivad tegelikult tööl ja täiega nagu mad respect neile, sest et nagu it's hard, nagu esiteks sa oled ülikoolis, sa pead actually õppima või nagu, ma eeldan, et sa tahad seda õppida, aga ikkagi sul on mingi kodutööd värgid, vaata. Ja pluss sa käid veel nagu mingi tööl a la full time, on ju. Nagu see on heavy. No tegelikult ongi, jah. Eks see kõik tegelikult on nagu hea nagu eesmärgi nimel, see tulevik, mida sa siis nii-öelda selle õpitava ainega endale nii-öelda kindlustad, on ju. Et mitte, et midagi kindlat siin ilmas oleks välja arvatud, kuradi maksud ja surm. No mõni käib ju mingi, ma ei tea, kõik kraadid teeb enda ära, ikka ei võeta kuskile tööle vaata, et see on nagu järgmine haige teema, et nagu meil on nagu mis see öeldakse? Tööjõupuudus on nagu nii suur justkui, et kõik nagu ettevõtted räigelt otsivad omale töötajaid, aga siis öeldakse näiteks minusugusele noorele, et kui sul ei ole 4-5 aastat kogemust, siis me ei võta sind. Aga nagu kus see kogemus siis tuleb nagu kuradi taevast või nagu keegi peab olema see esimene ettevõte, kes siis nagu võtab selle ala riski ja õpetab mind välja ja annab mulle selle kogemuse, vaata. Et nagu see on nagu nii haige, seda me oleme ka väga palju nagu arutanud sõpradega, et nagu see nagu kõik tahavad seda kogemust, aga kui ma olengi mingi 20-aastane noor, kus ma selle kogemuse võtan või nagu see on nii haige. Samas on jah, et kui sa oled juba natukene, ütleme mingi 25, seal hakkad 30 lähenema ja sul ei ole lapsi veel, siis hakkavad mingi
aga äkki vaata ma ei tea, pigem ei võtaks seda naist, kes hakkab potentsiaalseks emaks. Et siis on jälle mingid teised siuksed riskid, onju. Nii haige. See on nagu siuke nagu on sul vaja seda inimest ei ole, vaata, et sul nagu keegi reaalselt kandideerib, ta mingi davai, ma olen nõus nagu kõik õppima, aitama, olema nagu tähega teie ettevõttele kasuks ja siis nad on lihtsalt mingi nope. Nagu mina, ju siis ei ole nii väga vaja, ma ei tea. Samas mõtlen võib-olla üks variant, ma olen kuulnud, et tehakse siukest asja nagu couchsurfingut. Mis see on? Et sa lähed põhimõtteliselt redutad kellegi diivani peal, aga nagu vastutasuks siis kas sa hoiad selle inimese looma või näiteks nemad lähevad reisile, mingi, ma ei tea, seal, ütleme, et on need kliimapagulased, onju, kes siis lähevad sügisel Hispaaniasse näiteks, onju, ja tulevad mingi, ma ei tea, maikuus tagasi. Aga see ongi täpselt selline aeg, kus siis tegelikult ju inimesed lähevad kooli ja õpivad siin Eestis, onju. Et siis äkki saakski võib-olla ühendada need kaks asja oma vahel. Et kellelgi ongi mingi, ütleme, ma ei tea, mingi maja või ma ei tea, mingi ridaelamuboks või mingi asi. Ja tegelikult ju tahavad, et keegi vaataks seal. Et talvel kütaks tegelikult. Jah, onju. Et aga nad ei taha tegelikult päris seda, tühjana ka hoida, võib-olla ongi mingi elektriküttesüsteemiga, mis iganes, et nagu, aga mingi soe võiks ju majas olla, onju, et sul seal päris, meil on päris külmad talved, onju. Ja võib-olla jätavadki siis mingi, ma ei tea, koera näiteks, mingi õuekoer, onju, ketikoer. Sa ei hakka seda ju sinna kuskile Hispaaniasse kaasa vedama, kui see lennukiga näiteks läheb. Muidugi tehakse sükest asja ka, aga see on lihtsalt siuke potentsiaalne selline praegu lain, mida mööda me läheme, onju. Et siis teedki seda couchsurfingut nii-öelda, et sa lähed ja lähed, magad seal nende diivani peal, toidad nende koera seal, samas sul on kuradi katus pea kohal, et sa võid neid asju ka seal kasutada, mis on, onju, ja maksad siis nii-öelda oma jooksved arved ka ära ja samas on nendel teistel, kellel on elu Hispaanias talvisel perioodil, on siis inimene, kes on nende kodus, vaata, nagu et kodu on valvatud ja kõik on nagu hästi. No see mõte on tore ja hea, aga kui palju päriselt on neid nagu inimesi, kes lähevad, vaata. Muidu sellist asja tehakse nagu üle Euroopa ja Austraalias, igal pool tehaksegi sellist asja. Aga see ei ole muidugi nii pika perioodi vältel, nagu ma praegu siin välja pakkusin. Sest mingi hetk on ikka, et võib-olla nagu inimesed tahavad ju, ma ei tea, tulevad jõuludeks Eesti näiteks või siis sa ei taha tegelikult, et mingi kärss sul kuskil diivani peal kuradi vedeleb, onju. Või neiu siis, ma ei tea, whatever. Et mis variant on neine. Aga see on lihtsalt siuke mõte tuli pähe, et tegelikult oleks võib-olla siuke äge nagu idee lahendada seda probleemi, kui ongi reaalselt mingi noor inimene, kes sa tead, et ta ei kuritarvitaks sinu usaldust, et hakkab seal mingid majapidusid tegema. Tahtsin ka seda just öelda, et nii raske võib olla leida seda inimest, keda sa päriselt usaldadki niimoodi, et oma enda kodu kellegi teise kätesse vaata. Sest paljud on, et sa vaatad küll pealt näha nii tore ja nii selline, aga lihtsalt see ajastus on selline, et ongi võib-olla ilusti, ma ei tea, nädal aega pole joonud vaata või mingid kuradi aineid teinud, et näeb täitsa viisakas välja, et okei, et ma usaldan sind. Et pigem ongi see nagu, et sa teaksid seda inimest, võib-olla peakski olema mingi Facebooki grupp näiteks, vaata, et selliste variantide pakkumisega nii-öelda, et kes tahaks tulla, sest tegelikult neid inimesi, kes teevad seda kliimapagulase, seda süsteemi elavad nii-öelda, vaata, neid on ju nii palju. Et aga kas siis on variant see, et kui sa lihtsalt rendid endale Tallinnas kuskil korterit, onju, ja sa lähed talveks ära, siis ei ole mõeldav. Siis sa selleks ajaks annad oma selle korteri ära nii-öelda, onju. Aga kui sa oled korteri omanik reaalselt ja sul on vaja, et keegi oleks ja sa ei taha nagu, sa võib-olla pigem mõtledki, et sa oled ise samas olukorras kunagi olnud, onju, ja siis sa mõtledki nende inimeste peale, kes oleks potentsiaalselt sinu koduvaatajad nii-öelda ilma selle suure renditasuta, et sa tead, et sul on arved kõik makstud ja ütleme, et võib-olla mingi selline, ma ei tea, kas siis ma ei tea, sul on mingid kassid, koerad ja need on veel vaadatud, onju. Et tegelikult ju nagu käsi peseb kätt vaata põhimõtteliselt, onju. Et kõik on õnnelikud pärast. Aga see on nii hea võimalus mingitele
pättidele nagu läheb minnagi sinna ja olla täiega, jaa muidugi, ma hoolitsen teie armsa muki eest. Ja siis tegelikult inimesed lähevad ära, teeb korteri tühjaks ja läheb ise 7 tuule poole. Ma usun, et siis peaks tegema nagu see korteri omanik, peaks tegema põhimõtteliselt ikkagi lepingu, aga see olekski nii-öelda nagu selline leping, et kõik mõlemad osapooled nagu, et see oleks nagu mõlema tagala kindlustamiseks vaata. Et ja siuke, et see, põhimõtteliselt võiks olla mingi siuke äpp ka, kus nagu, et sa saad jätta nagu reitingut sinu selle inimesele, kes seal couchsurfingut tegi, vaata. Et kas siis teised inimesed saaksid ka teda usaldada. See oleks nagu siuke pikemajaline siuke protsess, on ju. Siis võib-olla räägin praegu mingist äriideest, mida siin mõni võtab nagu hakkabki tegema. Tegelikult oleks äge ju. Ja. Et nii paljude mure oleks lahendatud, et näen, ma olen noor inimene, ma tahaks täiega minna ja teha igast asja, aga mul lihtsalt ei ole nagu rahalist võimalust. Et kui nagu sa oledki kuskil täiesti mingis külakolkast näiteks, kuskil Valgamaalt näiteks ütleme, sa oled nii kaugel Tallinnast, on ju, sul ei ole sugulasi, sul ei ole mitte midagi ja seal maakohas ei ole nii palju võimalusi ka, et sa oleks saanud endale mingit taskuraha teenida või et vaatasid, kuidas üldse ellu jääda, on ju. Ja siis näiteks ongi, et aga sa oled nagu tublisti õppinud ja kõik, sa tead, et sa saaksid koolis nagu hakkama ja nagu, võib-olla ongi see variant, et saaksid minna tööle, et hakata endale seda nii-öelda lisaraha teenima. Aga siis selle käigus, kui sa käiksid ja elaksid mingi sellise inimese juures, kes sind usaldab ja sina ju tahaks ka, et sul oleks katusklipp pea kohal, on ju. Sina saad hakata ülikooli kõrvalt endale raha teenima, mingit kapitali koguma, et sa lõpuks võib-olla saaksid endale ise selle korteri või mingi asja. Või siis tegelikult ongi see, et isegi nagu me eeldame, et selle perel, kes läheb siis nagu ära, et see on nende kodu, on ju. Et nad ei maksa. Et siis olekski võib-olla see, et see, kes tuleb sealt kuskilt kaugelt, käib koolis, käib ikkagi tööl ja maksab enda nagu mingi kommunaale lihtsalt vaata. Ja, seda mõtlesingi. Ja, seda mõtlesingi. Et mitte, et see kuskil Hispaanias elav inimene peab hakkama sinu mingid arved maksma. Mitte niimoodi üldse. Et see oleks võib-olla, vaata, aga siis peakski olema mingi selline portaal või mingi asi, et reaalselt ongi näed, et see inimene tuleb, sa saad kohe nagu, sellist tagasisidet anda nagu selle mingi inimese kohta ja et kõik oleks nagu siuke legit, vaata, et ei ole nagu mingit siukest jama ajamist. Et kõik on nagu täiesti läbipaistev, on inimesed, kes siis otsivad ja on need, kes nii-öelda nagu, jutumärkides rendivad, vaata. Ja. Tegelikult oleks jumala äge. Ja see lahendaks nii mõnegi noore selle mure ära tegelikult. Muidugi. Et sa saadki et oleks seal lepingus kõik, et mida sa nagu reaalselt seal majas või kuskil, et okei, et sul ongi sünnib, et sa võidki mingi mõndasid inimesi endale sinna võib-olla kutsuda, aga äkki pigem mitte, et võib-olla siis peod toimuvad väljapool seda kodu, on ju. Et need inimesed siis, kes on korteri omanikud või siis selle maja omanikud, whatever, on ju, nemad tunneksid ennast ka nagu turvalisemalt, on ju, et ei hakata. Mul oli ka, ma käisin kohti korterit vaatamas ja siis see tüüp oli nagu mingi, et ega see nagu pidusid ei korraldaks. Ma mingi, et ei, et kui ma tahan pidu panna, siis ma lähen kodust välja, you know. Ja küsimus. Kas veinikad ja peo korraldamine läheb ühe alla? Kas see on peo korraldamine, kui ma kutsun oma 2 sõbrannat külla ja me istume ja joome veini? Ei ole. Ei ole, on ju. Nii et tegelikult ma ei ole vist mitte kunagi korraldanud pidu oma kodus. See, et ma ongi mingi muss mängib, sul on mingi 15-20 inimest korteris, on mingi never. Ja nagu, ma ei tea, kas see reaalselt tehakse niimoodi või? Või kindlasti tehakse. Tehakse. Aga pigem ongi sellised noored võib-olla, kes on olnud kodus range pilgu all kogu aeg. Ja siis kolivad välja, siis hakkavad niimoodi mölla panema, et täitsa lõpna. Nii et maamust, ise ka ei tea. Ise on purjus kuskile keegi, ma ei tea, peksab seal midagi sassi või inimesed teevad igast loll asju. Mul kunagi õde ju rääkis, et tal mingid töökaaslased läksid ju reisile ja nad reaalselt tõssid selle kuradi fucking hotelli voodi seina peale püsti nagu. Maisterahvad nagu, mis teil kuradi fucking viga on nagu? Mingi, mis kuradi fucking possessed sa nagu oled, et sa hakkad seal kuradi mööblit liigutama seal mingi. Miks üldse? Ma ei saa aru. Ei tea, jah. Kambist olid seal mingid asju teinud. Aga ja ükskord ühest
kohas oli siis selline asi ka juhtunud, et isa põhimõtteliselt pani oma pojale hotellitoa kinni. Nii. Ja öösel nagu, see kutt oli alaks tegelikult. Nii. Ta oli 17, aga tal olid mingid sõbrad ka seal ja saad aru, nad niimoodi lagastasid selle ja nad peksid seal niimoodi, et see hotellitoal lauad, asjad, kõik olid nagu mingi pilbasteks põhimõtteliselt. Oh my god. Ja siis, kui hotellis nagu, inimesed hakkasid nagu ütlema, et mingi räige müra tuleb ja mingi kuradi kamm toimub seal on ju ja siis mindi vaatama. Ja saad aru, see kutil oli veel mingi, te ei tea, kas te ei tea, kes mu isa on või? Tõeb ja mingi siin kõik, mida te üldse mölisete mu kallale. Mingi täielik kuradi fucking debiilik on ju. No loomulikult see isa kutsuti sinna kohale ja see nagu kuradi politsei kõik kutsuti kohale. Ja. Nagu mida perset, nagu mida sa tatt nagu mõtled? Sina fleksid siin oma isa mingi raha, et isal on palju raha või mida iganes. Aga nagu ma mõtlen, et see isa ka mingi napakas, nagu sa oma kuradi alakale lapsele põhimõtteliselt rendid selle hotellitoa. Mida sa arvad siis? Mida toredat, et sa hakkad lauamängu mängima või? Ta mõtleski võib-olla, et seda hotellituba on nagu odavam kinni maksta neid tagajärgi pärast, kui vaata koju hakkad uut mööblit ostma, et mine lõhu seal, et ma peksan seda. Äkki, ma ei tea, ma eeldan, et see vanemad teavad, kui jube nad laps on. Aga äkki ta tegelikult kodus on siuke pai laps, vaata. Ei tea, jah. Ja siis oligi nagu, et oi, sa oled nii tore, et tema mingi pakkus mingi variandi välja, et kuule, ma tahaks räigelt sõpradega sinna kuskile hotelli minna, on ju. See hotell on spaaga ka ühendatud, nii et siis on nagu tegemist ka seal. Ja võib-olla siis kuidagi oligi selline... Tahame sõpradega ujuda. Ja siis isa tuleb ka lauad segi peksta. Kõik on juua täis. Nii haige, miks sa üldse hakkad nagu peksma, kui sa oled ma ei saagi aru sellest üldse. Või nagu ta fuck, miks? Ma ei saa aru sellest. Mis probleemid sul nagu on? Need tänapäeva noored on kohutavad reaalselt nagu. Ma mõtlen, kui mina olin pisikene, ma kartsin nagu endast suuremaid. Ma ei julgenud otsagi vaadata. Tänapäeval nüüd on vastupidi, ma kardan nooremaid, sest kui see mingi punt kõnnib sulle linnas vastu, ma kardan reaalselt, ma ei julge nagu mitte midagi teha, pärast tulevadki mingi pundiga, mingid taavad ära, vaata. No aga nad ongi siis. Never know. Nimelikud, jah. Muuseas, me käisime triibupasta peol. Ja. Täitsa nagu, ikka reaalselt täielik alakate pidu. Seal oli ka niimoodi, et nagu... No ikka päris palju purjus noori oli, ütleme nii. Et vaatad jah, et what an actual fuck nagu siin toimub. See oli ikka crazy ja oled kaine ka või, ma ei tea, täitsa õudne. Mulle meeldis see, kuidas Germo Murel tuli lavale. Ja siis ta mängib hoopis mingi teiste mussi seal kuskil DJ puldist lihtsalt. Kõik nagu terve rahvas oli mega confused. Nad mingi, the fuck, mis siin toimub? Ja siis ta mingi aeg oli mingi, no mul oli 2 laulu vaata, et mul on tund aega täis tegema, sorry. Ja siis kõik oli mingi, tavai vaata. Ja siis ta lõpuks ikka mängis oma neid enda laule ka. Oma need 2 laulu tegi ära. Ja ta kutsus ühe lapse ju sinna lava peale laulu. Ja see oli nii äge. See oli nii äge, nagu ma arvan, selle poisi nagu mingi uus unistus tekkis tal, ma arvan. Ja. Näita neile Germo. Ja selle poisi nimi oli ka Germo. Oli või? Jaa. Ta küsis, mis su nimi on, ta ütles Germo. Ma tõid küll varjad. Nii nunnu või nagu nii tore, sest et nagu ta siukseid asju näeb ainult kuskil välismaal, vaata, et suured artistid kutsuvad mingid mega head lauljad võtta lavale. Okei, siin oli nagu veits teine olukord, aga ikkagi väga äge, et nagu vaat selle poisi jaoks, no ta aasta on nüüd nagu saab linnuksi kirja panna nagu. Muidugi tema jaoks kindlasti väga suur asi. Ja et see Murel läks ise ka nagu maha vaata lavalt, et ta ka nagu vaatas teda ja mingi haipis seal. Ja nagu väga äge minust. Lasi tal nagu olla selles hetkes. Ja, täpselt. Ja me jõudsime jälle nii kaugele oma korteri teemadest, aga ei, tore pidu oli ikka, selles mõttes mulle meeldis, aga jah, kuidagi pole harjunud enam või nagu kui käid kogu aeg 18+ pidudel, siis järsku on 16+ pidu ja satud sinna, no ma puhtalt nagu artisti pärast läksin, siis nagu oli küll veits veider. Aga nüüd ma tean. Mina ei tea, ma sinu asemel oleks täitsa kuradi pinalisse tõmmanud ennast. Ja aga vaata, niimoodi on nii igav, kui sina oled nagu kaine ja siis nagu ma ei jaksa üksi vaata haipida kõrval. Ei, aga kui oled purjus, siis on nagu suva kuidagi. Ikkagi mõjutab, ja. Ei olnud nagu väärt või kuidagi,
ja aga no see on jah ikka neid, kõik laulsid neid laule seal põhimõtteliselt kaasa nagu oleks kõige mingi vingem artist üldse nagu. Eks ta läheb peale niimoodi nagu kunagi oli see 5 Miinust, vaata, et nagu nii nagu siuksed ropud laulud ja noored, no mida nad teha tahavad, ropendada onju. Ja kui sa laulad mingit laulu kaasa, on siuke süütu väljund, vaata, et nagu ma võin. Ja siis ma arvan, et ta jah, kuidagi lihtsalt lähebki täpselt samasuguse mõttena veits peale, nagu oli kunagi 5 Miinust. Jah. Lihtsalt jah, et uuem generatsioon tuleb peale, vaata ja. Siis tegelikult ongi, kui sa julged nagu välja öelda neid kõiki neid roppusid. No tegelikult meie oleme ka suht. Me oleme ikka pannud siin nii, et vähe pole. Tegelikult on. Ja siis nagu võib-olla mõni mõtlebki, et issand, nii labased olete. Aga minul on pohhui selles mõttes. Mina lihtsalt nagu, muidu on niimoodi, et seltskonnas tegelikult sa oskad käituda, et sa ikka valid, kelle juuresolekul sa nagu räägid, aga siin me oleme ju tegelikult nii-öelda nagu kahekesi, mis siis tegelikult on ju vaatajad ja kõik näevad seda, aga siis tunnedki ennast vabalt ja täpselt niimoodi paned nii, kuidas torust tuleb. Jälgime autosid ilusad, me sõidame Tallinnast koju praegu. Teile siis ka teadmiseks, me kogu aeg sõidame ringi. Mulle meeldib see, kuidas esimeses osas me ütlesime, et me hakkame alati nagu erinevates kohtades filmima, aga see kuidagi on kujunenud niimoodi, et me lihtsalt nagu teeme autos kogu aeg, mis on ka tegelikult nagu fine, ma arvan, sest et pole siukseid podcast'e minust rohkem, kes nagu ainult... Ma ei tea ka, jah. Oota, mul on küsima, miks proovi auto, kas selline? Siukseid autosid ikka proovitakse või? No ikka. Ma mõtles, prooviautod on ainult ikka mingid uhked, mis tulevad kuskilt väljamaalt, aga see on mingi... Äge tegelikult ju. Vaata, see oleks töö, mida võiks teha, et sa oled nagu proovi autojuht. Proovidki neid ma ei tea, kuidas iganes seda nimetatakse, on ja? Ma ei tea. No mingi testsõidujuht äkki või? Jaa. See on nagu mingi Citrooni, nagu mingi maasturilaadne mingi selline auto, ma pole sinust isegi näinud. Citroon Crosser või? Loen ma õigesti. Ma ei tea, ma ei saa. Ja Crosser, jah. Vaatame, kes roolis on. Mine mööda. Mingi meesterahvas. Ülikonnas või? Mingi mees ja naine, nii nunnu paarika. Tundsid nagu väljamaalased. Ma ei tea. Okei. Tegelikult antigi, nad on kuskilt Hollandist pärit ja siis nad anti proovi auto neile ja siis tegelikult proovi on ju eesti keeles proovi ja Eesti numbrimärk on ees ka. Aga paistsid välja küll, nagu oleks mingid surksid. Oli küll, jah. Nagu välismaalased tundusid, jah. Kõlab nagu ma oleks mingi rassist ja tegelikult ma ei ole. Ma räägin mingid surks. Ma lihtsalt need, kes on natuke tõmmumad, mul on kohe... Nad ei olnud tõmmud. Ei, siuke veits tumedam oli. Ei juld. Vist tegelikult oli blondiin või? Naine oli blond, jah? Ma räägin mehest ju. Ei, mees oli tavaline päevitunud lihtsalt nagu rannas käinud. Ja, ei olnud midagi. Mingi tavaline Eesti mees ei olnud šorks. Ega ta ei olnud eestlane, aga ta tundski nagu mingi hollandlane või mingi norrakas või mingi siukene. Ei, norrakad on pikad ja peenid, siuksed pigem... Kui sa tead, kui pikk tema oli, ta istus. Jah. Okei, vahet ei ole, ühesõnaga... Aga norrakatel on hoopis teistsugused kuidagi näojooned, nad on nagu teistmoodi, sa saad vaatad peale, sa ütled, et ta on norrakas. No sina võib-olla ütled, mina ei ütle. No jah, mul on kokkupuude ka. Jah. Aga tead, kas sa tead, et see on meie teise hooaja viimane video? Jaa. See muidugi... Haige ju, juba on läbi teine hooaeg. Siis hakkab meil 3. hooaeg. Võiks mõtlen, et 3. hooaega võiks alustada natuke uuematel nootidel. Ja ma isegi, kuna tõesti mu elu on praegu väga hektiline, me ei ole seda läbi rääkinud praegu, ma nüüd siis praegu siin teie ees avan oma kaardid. Aga kuna mu elu on praegu veits hektiline, ma võib-olla nagu alustan uut tööd, ma otsin korterit, ma nagu väga palju edasi-tagasi jooksmist on, siis mul on veits siuke mõte, et äkki võtaks jälle mingi pausikese natuke. Mõtleks, teeks natuke, uuendaks oma asju ja tuleks tagasi uue hooga nagu natuke paremini, kui seni on olnud. Natuke professionaalsemas võtmes võib-olla. Ja, inimesed tahavad tegelikult seda lihtsust ja kõike ju.
nagu miks peab alati kõik tahavad hullult professionaalsed olla. Inimesed tahavad seda tavalist ja seda lihtsust ja ehedust. Aga nagu ma olen mõtetel avatud. Ok. Jah. Tore. No vaatame siis, jah. Jah, ma nagu, vaatamegi. Eks saab arutada, jah, väljaspool kaadreid. Sul on nägu nii ilus nagu. Mis asja? On, jaa. Mis sa räägid? Kas sul on see CC-kreem peal või? See, mis on purgistus? Väga ilus. Okei. Ma pole siin nii lähedalt täna vaadanud. Sellepärast praegu jäi väga silm. Ma ei tea, suvaline. Beautiful. Laigib nagu kuradi pühade ei ole, aga see on ilus nagu noorus, mitte ei ole mingi kuradi kuiv ja krimpsus. Maal küll. Ja eks ole näha. Võib-olla siis 3. hooaja esimese osa filmime minu uues kodus. Võimalik. Äkki. Natuke mingit vaheldust teile ka. Ma pean hakkama oma YouTube'i videoid tegema, mult küsiti ka ja ma mingi, ma tegelikult täiega tahaks, aga ma ei tea, hirmus on. Ma pean selle Läti vlogi, ma ei ole seda ikka veel kokku pannud. Ja need failid tulid mulle telefoni nii veidralt, ma isegi tea, kas ma oskan neid sealt ära võtta, nagu need läksid kuskile hoopis X kohta, ma ei tea, ma pean nagu maha istuma ja tegelema sellega. Et ja siis jah, aga mulle öeldi, et minu vlogi katsetakse, nii et no issand, sa pead ju tegema, sul ka inimesed on seal jälginud ja vaadanud sind ja siis sa nagu siin hoopis tegeled muude asjadega. Jah. Ei, praegu oleks tegelikult eriti hea nagu hakata. Siis praegu toimub nagu palju, vaata, nagu elu on mul praegu väga hektiline. Et nagu kunagi tea, ma võin homne päev juba kolida, vaata linna või nagu kunagi ei tea, vaata. Et väga exciting. No muidugi. Ja jah, sul on siin uued algused, jah. Samas ongi tore, aga siis on meil jälle see teema, et kuidas me kokku saame, sa oled jälle eemal ja no mitte, et praegu tegelikult me oleme olnud ju kogu aeg ninapidi koos, aga ainult siis, kui mina tööl olen või sina oled kuskil Tallinnas või teed mingeid asju või olid tantsulaagris näiteks või no siis on see, et me ei saa kokku, onju. Aga ega me siis ka rohkem nagu võimalused on lihtsalt nagu suuremad, kui me oleme koos. Et paneme selle telefoni käima, pohhu ja tuleb, mis tuleb, onju. Et aga siis hakkab kindlasti jälle see, et nagu peab rohkem planeerima seda kokku saamist. Aga ma arvan, et niimoodi võib-olla on parem ka. Arvad, jah? Jaa, sest et siis sa kuidagi nagu mentaalselt suudad ennast valmis panna ja et sa päriselt nagu teedki selle aja, et okei, see päev, see kell, mul on filmimine, vaata. You know? Et siis saab kuidagi rohkem läbi mõeldutult. Mida ei oska rääkida? Läbi mõeldatuna. Ei. Läbi mõelduna. Jah, miks sa kohe ei öelnud? Läbi mõelduna. Teha asja, oh my lord. Täna on mingi imelik päev, ma ei oska täna rääkida, mul on kuradi, ma ei tea, ajasin endale, käisime söömas, ajasin endale kuradi mingi kasted peal. Mitte, et see mingi uus asi oleks, need, kes mind tunnevad, teavad. Ma tegelikult ei olnud kunagi üldse mingi selline, kes ajas endale mingi kuradi manti peal. Nüüd on see pidevalt on nagu... Ei, mis siin on kogu aeg midagi tissi peal. Kuskil mingi puupsi peal on jälle mingi asi. Nii õudne, mul üldse ei meeldi niimoodi. Mul oli reaalselt eelmine aasta mulle nagu need podid, mis New Yorkeris igal pool müüdi. Huvitav, need podid on tegelikult huvitavad, nagu väikeste tittide omad, et alt on trukkidega käivad kinni ja... Aga ta on mugav, ta ei raidi üles. Nagu üles, mitte midagi, et jaa, jumala hea. Ja siis ma reaalselt ostsin endale neid heledaid mitu tükki, et kui ma panin endale ühe selga, siis ma teadsin, et kui ma kuskile sööma lähen, siis ma jälle ajan endale rest peale ja siis mul oli kohe, läksin autosse, võtsin teise ja vahetasin ringi ja oli sa oled ka nagu väike titt, kellel peab see olema kaasas kogu aeg märjad lapid ja teine outfit, vaata. Nii jõuda! Jupa ja noh. Aga no ma ei tea. Ja siis, kui tume midagi on selles, siis ei juhtu mitte midagi. Mis asi see nagu on? Ma ei tea. Mida sa kuradi lägast? Very interesting. Jah. Endal on ka ime. No ei ole hullu, küll see harjumus sul välja läheb.
et kogu aeg ei pea midagi rinna peal olema. Jah. Jah, aga kuulge sõbrad, eks me siis võib-olla Instagramis siis jooksvalt, tegelikult sinna peaks ka rohkem postitama. Aga igastahes Instagramis siis äkki anname teada, kaua meil see pausikene on nädal kindlalt, kui mitte rohkem, võib-olla 1-2 nädalat, ma arvan. Võtame väikse hingetõmbeb pausi, mõtleme natuke oma asjad läbi, vahetame kindlasti jälle ka seda thumbnaili, nii et ärge siis ehmatage, kui järsku mingit võõrast videot viskab. Oleme ikka meie. Lihtsalt siis ma isegi ei tea, miks ma niimoodi tegema hakkasin, aga siis on kuidagi lihtsam eristada võib-olla nagu erinevate hooaegade kaupa. Et ja nagu põnev ka natuke värskust nagu iga hooaeg. On ju. Et jah, ühesõnaga olge tublid ja oodake meid kannatlikult. Me tuleme kindlasti tagasi, me ei jäta teid. Ja kindlasti, kui mina hakkan ka videoisi tegema, siis minge vaadake kindlasti minu videoid ka. Ja minge jälgige meid TikTokis ka. Ja hoidke mulle pöialt. Ja Instagramis ja igal pool. Ja hoidke mulle pöialt, et ma leiaks kindlasti endale kõige ilusama kodu. Davai! Bye! Gotta catch another fight. The apple bottom make them wanna bite. I just wanna have a good night. Hold up.